Eesti kliimaministeerium ja rohepöörajad jooksevad võidu Euroopa Liidu eesmärkidega ja on ellu viimas täiesti absurdseid megaprojekte. Et mõista rohepöörde pöördumatut kahju Eesti loodusele, tasub vaadata sellele kaardile. Eestis kavandatavad mastaapsed roheprojektid toovad endaga kaasa aga tohutu laastava mõju. Kui eestlased ei suuda rohepööret pidurdada, võib kõige halvema stsenaariumi järgi suur osa meie maast lõpuks sattuda lihtsalt välismaa rohetööstuse kätte. Kliimaministeeriumi meretuuleparkide toetamise plaan. Miks ikkagi on vaja rajada siis kallimaid meretuuleparke maksumaksja rahaga? Selleks, et Euroopa Liit suudaks 2050. aastaks toota kogu vajaliku energia tuule, päikese ja teiste taastuvallikate abil, tuleks rajada röögatu arv tuuleprojekte. Eestis on meretuuleparkidele sobilikku ala umbes 1700 ruutkilomeetrit. See 1700 ruutkilomeetrit on pea 60% Saaremaa pindalast. Kas see on hind, mida oleme valmis maksma, et teenindada kogu Euroopa roheenergia vajadusi? Eesti energeetika asjatundjad lasevad koalitsioonijuhtide pakutud energiaplaani sõela põhjaks. Maismaa tuuleparke ehitatakse rohkem kui plaan ette näeb. Kallite meretuuleparkide järele Eestis vajadus puudub. Tarbija jaoks elektri lõpphind odavamaks ei muutu. Me maksame selle kõik tarbijatena kinni. Üks kavandatav meretuulepark peaks tulema Liivi lahte. Meretuuleparki kavandatakse 50–100 tuulikut. Häädemeeste valla elanikud leiavad aga, et tuulepargi rajamisega kaotaks piirkond oma atraktiivsuse. Kõik see häiring, mis tuleb siis merel. Number, mis siis võiks olla 600 tuulikut. Ning kogu vajamineva energia peaksime saama siis loodusest. Miks me ehitame elektrisüsteemi vaid toetustele üles? Eks maksame seismise tasu, maksame selle siis, kui ta ei puhu. Tuul maksame siis, kui on liiga palju tuult. Kogu aeg maksame. See on see, mis tegelikult, kuhu meid tegelikult tarbijaid siis viiakse praegu siis käest kinni hoides. Valitsus praegu arutab tõesti tõsiselt, kas maksta meretuuleparkidele subsiidiumi 2,6 või 5,2 miljardit. Maksta meretuuleparkidele subsiidiumi 2,6 või 5,2 miljardit. Ma arvan, et see investoritele peaks pakkuma huvi. Me maksame selle kõik tarbijatena kinni. Riik ostab maksumaksja raha eest. Põlevkivi elektrist loobumine ja üleminek ainult taastuvale energeetikale läheb Eestile maksma 14 miljardit eurot. Üleminek ainult taastuvale energeetikale läheb Eestile maksma 14 miljardit eurot. Nende uuringute põhjal peab valitsus otsustama, kas Eestis on mõttekas fosforiiti kaevandada. Eestis asuvad ühed Euroopa suurimad fosforiidivarud ning meie maapõues leidub rohepöördeks hädavajalikke muldmetalle. Nende maavarade kasutuselevõtuga näib olevat paaniliselt kiire. Euroopa roheplaan näeb ette, et tulevikus peaks kõik autod olema elektrilised. Eesti maavarad sobivad ideaalselt just tuulikute ja elektriautode tootmiseks ning Narvas on rajamisel juba ka esimene tehas. Kui kaevandamisega juba ükskord alustatakse, on oht, et kasumiahnus ei lase sel protsessil peatuda. Ja see, kas lõpuks läheb ikka nii, et kõik Eesti fosforiidimaardlad võetakse üksteise järel kasutusele, meil on juba olemas selge näide Eesti metsatööstuse näol. Pidevalt kerkinud raiemaht. Aastaid on metsa raiutud rohkem, kui sellele taastamiseks aega antakse. Ning ükski valitsus ei ole suvatsenud üleraiet suuremahuliselt piirata. Ei ole ka nüüd mingisugust väga drastilist metsaraie mahtude alandamist ette näha, et kas need mingis mõttes natukene nagu vastuolulised indikatsioonid ei ole? Sisuliselt jättis ministeerium raiepinna eelmise aasta tasemele, mis on metsatöösturite hinnangul liiga vähe. Nii teie kui ka kantsler Kasemets on öelnud, et metsa ei tohiks raiuda rohkem, kui seda juurde kasvab. Aga siin kohe me kuvame seina peale Keskkonnaagentuuri graafiku,
mis näitab, et asi on hoopis vastupidi. Et viimase 10 aastaga on üle raiutud 23 miljonit tihumeetrit metsa. Et kui te vaatate seda graafikut ja kas keegi lollitas teid jutuga, et metsa kasvab rohkem juurde, kui raiutakse või lollitasite ise avalikkust? Raiemaht saab olema ajas õrnalt langev. Selline iga-aastane hüplik raiemahtude muutus ei anna kindlust ei looduskaitsele ega ka metsavaldkonnale laiemalt ja tegemist on ju olulise tööandjaga, nii et seda... Rail Balticu projekti edasiliikumine on ohus, sest 7 aastaga on selle maksumus 4-kordistunud. Ka kärbitud variandis maksma 15 miljardit eurot. Ehituse puudujääk 10 miljardit eurot. Kus tuleb raha? Läti parlamendi Rail Balticu uurimiskomisjon tutvustas Seimile raportit, mis selgitab, miks ja kelle süül on tekkinud kiirraudtee ehitamisega palju probleeme. Komisjoni hinnangul on Transpordiministeerium valetanud valitsusele infot edastades ehituse tegelikust odavamaks. Veel 2 aasta eest varjas Läti Transpordiministeerium valitsuse eest projekti kallinemist, kasutades 2016. aasta hindu. Vesels miljards, kas slēpjās šī starpībās ar 16. gadu un 22. gadu. Ernst & Young Baltic pakkus komisjoni andmeil Läti jaoks tollastest Euroopa raudteeehitustest 2 korda madalamat liinikilomeetri hinda. Rail Baltic on eelkõige kliimasõbralik rohepöörde projekt, kuid selle raudteega raiutakse läbi Eestimaa 66 meetri laiune raudteekoridor, mis lookleb läbi metsade, rabade ja soode. Rail Balticu rajamiseks on vaja kasutusele võtta ligikaudu 15 karjääri, kust veetakse välja suurel hulgal kruusa, liiva ja muud täitematerjali.